Tere tulemast kõigile Merefoorumile. Siis ma ei oska öelda, mitmes ta meil järjekorras juba on. Ma ei teagi, kus maalt seda lugema hakata, aga igal juhul päris mitmes. Aga kes teab, siis iga suurema ja väiksema näitusega käivad ka Lennusadamas Merefoorumid, on ka siis Polaarõhtud. Ja eks me kavatseme sellist ürituste sarja jätkata. Praeguseks on ju alles mõni aeg tagasi sai avatud näitus Viikingid enne viikingeid meie selles väikses näitusesaalis. Salme siis laevaleidudest, laevmatustest, mida iganes, kuidas seda kõike võib kutsuda. Ja selle raames on meil täna külas arheoloog Marge Konsa Tartu Ülikoolist, kes on ju toimetanud praktiliselt nende salmeleidude avastamisest algusjärgust peale, siis 2008, ja sealt ka veel edasi, kui tuli ka veel algselt siis Salme 1, siis Salme 2 laev ja nii see on läinud. Ja muidugi Marge Konsa on ka meie siis algselt Saaremaa muuseumis välja pandud ja koostatud näituse kuraator, mis on ka siis nüüd meile jõudnud. Ja Marge Konsa on ühtlasi ka väga hea ajaloo, arheoloogia populariseerija. Kes tahab, võib kuulata Raadio 2 salvestusi, seal on sellised niisugune lihtne asi, ehk siis puust ja punaseks, kus on siis võimalik siis teda kuulata erinevaid arheoloogia ja meilt ja mujalt maailmast lahkamas. Samuti Marge Konsa puhul tuleb ära märkida ka seda, et juba nüüd ikka päris mõnda aega tagasi võib öelda, et tänu ühele arheoloogilise ekspeditsioonile Ruhnu saarele, siis Ruhnu saare asustus ja asustuse siis ajalugu läks dateerimisega palju kaugemale kui see, mis on algselt rootslaste 13. sajand sinna tuleb. Samamoodi on ju Marge Konsa toimetanud aktiivselt tõepoolest päris igal pool, olgu see siis Kunda, Kalmed või seal sinnapoole veel rääkides ka Eesti Rahva Muuseumis sellisel teemal. See oli vist aastal 2017, et kus me tuleme ja kus me oleme, ehk siis Eesti loost, tegelikult meie enda päritolu geneesist ja kõik, mis sellega kaasneb. Nüüd laevmatustest, nii nagu siin täna juttu tuleb, eks me võime ju selle piirjoone tõmmata päris laia, et mingilgi moel on laevadesse või paatidesse maetud ju inimesi päris mitmel pool maailmas. Võib-olla siit nagu kõige kaugemad näited võiks olla Hiina, Jaapan ja Filipiinid, kus on ka seda tehtud, kuigi need ei ole sellisel kujul ja sellise väljanägemisega, nii nagu me teame neid eelkõige Põhja-Euroopas ja Skandinaavias. Aga ja kõigest nendest, mis on just Põhja-Euroopas märkimismäärne, mis seob salmet. Salmet tegelikult väga palju ei seogi, sellepärast salme on väga eripärane võrreldes kõigi nende teiste laevmatustega, aga ma arvan, et me täna kuuleme ja siis kasutage hiljem seda suurepärast võimalust, et kõigil on võimalus küsida, diskuteerida, kommenteerida, öelda, et need asjad võib-olla nii ei ole või et just nii on, aga siis tundke ennast hästi, kui õhku jääb väheks, siis lükkame ukse laiali, sest suurem külastajate pool on tänaseks Lennusadamast lahkunud. Ja mis meil muud? Nüüd annan mina lihtsalt sõnajärje üle Margele, kes ja nii ongi. Nii, ole lahke. Sa pead sellega üle andma või? Ei pea. Tere!
tore, et te tunnete huvi arheoloogia vastu ja laevmatuste vastu ja loodetavasti ka salmenäituse vastu. Et täna on siis selline plaan, et ma kõigepealt räägin natukene laiemalt siis nendest laevmatuste kombest, et mis see on ja siis ja kus need olid kasutusel ja millal need olid kasutusel ja mis seal siis nagu kõige iseloomulikumad jooned nendel on ja siis lõpupoole siis vaatame seda, et kui palju nad siis on salmele sarnased või kui palju nad siis ei ole, et mille poolest siis salmematus on eriline. Aga nagu akadeemilisele esinejale kohane ma alustan mõistetest, et mis see laevmatus siis nagu on. Et kasutatakse mõistet nii laevmatus kui ka paatmatus. Ja meil oli siin mõned aastad tagasi arheoloogia terminoloogia komisjonis pikk ja põhjalik arutelu selle üle, et kas me peaksime kuidagi nagu neid mõõtude järgi eristama või siis mitte ja siis me otsustasime pärast põhjalikku arutelu, et me kasutame neid sünonüümidena. Et ingliskeelses kirjanduses võib isegi võib-olla sagedamini kohata mõistet boat burial, paatmatus. Ja eesti keeles, ütleme nii, et mingil määral nagu tehakse vahet, et kui on nagu tõesti nagu väga väike, seal võib-olla mingi 4-meetrine paat, seal Rootsis näiteks on päris palju selliseid väikesi, et siis kuidagi on nagu raske nende kohta laev öelda. Aga kui on selline piiri peal, näiteks nagu Salme 1, mis tegelikult, ütleme, tänapäevases laevandusterminoloogiast oleks, eks ole, paat, aga oma aja kontekstis võib ka tema kohta täitsa vabalt laev öelda. Nii et ärge siis pange pahaks, kui ma siin segi läbi kasutan laev ja paatmatuste mõistet. Siis 2 mõistet veel, et nende matustega on seotud niisugune mõiste nagu laibamatus ja see tähendab siis seda, et inimese surnukeha on ilma põletamata pandud siis laeva või paati. Ja teine mõiste on siis põletusmatus, see tähendab siis seda, sellist matust, mis on siin pildi peal näha, kus on siis laev ja sinna sees on surnu ja need on kõik ära põletatud. Ja need mõlemad matmisviisid olid laevmatuste puhul kasutusel. Nii et siis ma võib-olla igal puhul alati täpselt ei ütle, et kumb ta nagu oli, aga põhimõtteliselt alates seal 6.–7. sajandist, et sellest ajast, kui salmematused on enam-vähem mõlemad kasutusel olnud. Nii, aga kõigepealt lähme üldse kiviaega. Et tegelikult veesõidukites matmise komme, et see ei ole, see ei seostu ainult viikingi ajaga või salme eelviikingi ajaga. Et see komme tegelikult on väga-väga vana, juba kiviajast teada. Neid ei ole võib-olla küll väga palju, sest need veesõidukid, eks ole, kiviajal on enamasti ühepuupaadid, on ju, ja sul peavad olema väga erilised säilimistingimused, et orgaanika säiliks, on ju. Ja siin Taanist on neid päris palju leitud, kus on sellised asulakohad, mis on jäänud vee alla, kus on kas mingi turbakihtidesse mattunud. Ja siin konkreetselt on tehtud rekonstruktsioon ühest sellisest ühepuupaadi matusest. See oli niiviisi, et see oli nagu omaaegse küla või asulakoha juures, ja ta oli vahetult nagu veepiirile, ta tegelikult oligi maetud kas siis vette või sellises tõlgenduses, nagu siin joonisel praegu on, et ta võib-olla oli jäetud nagu vee peale. See oli siis, sinna oli pandud üks mees, sinna sellesse paati. Aga Taanis on seda tüüpi matuseid veel. Nii et tegelikult see komme on väga vana ja nagu võib arvata, et see seostub nendega, kes elavad vee ääres. Et nende inimestega, kes kasutavad veesõidukeid, kes sõidavad paadiga, on hästi oluline see paat mitte ainult nende igapäevaelus, vaid ka teispoolsuses. Muidugi on raske iga kord nagu mõelda, et mis uskumused
selliste matmisviisiga seotud olid, eriti nii kauge aja puhul, nagu see on kiviaeg. Aga tegelikult meil on ka suhteliselt väga hiljutisi paatmatuseid, näiteks siin on üks näide hantide paatmatusest ja nendel on seal need uskumused seotud samamoodi jõgedega, eks ole, et nad elavad suurte jõgede ääres ja siis vähemalt üks etnograafiline kirjeldus on selline, et nad matavad inimese paati sellepärast, et ta saaks sõita mööda jõge mere poole, siis nagu teispoolsusesse, et see teispoolsus on siis nagu põhja pool. Ja siis ka seal konkreetselt selles hantide matuses on niiviisi, et te näete, et siin on nagu foto sellest paadikesest, kuhu see surnukeha oli pandud, aga see ei olnud ainult mitte siis surnu, vaid temal oli igasugused asjad kaasas. Siin oli tal teekann kaasas, siis oli tal kirves, siin oli viinapudel, on ju, kõik asjad, mis on ikkagi olulised ka teispoolsuses. Ja seda sama kommet me näeme ka tegelikult palju varasemate matuste puhul on see, et pannakse kõik võimalikke hauapanuseid kaasa, kõik võimalikke igasuguseid eluks tarvilikke asju. Nii et ütleme, et laias laastus on, kui me räägime nagu uskumustest, siis on need paadid on see, et need kas on siis veesõidukid, mis viivad inimese teispoolsusesse. Teine variant on see, mida on ka arheoloogid arvanud, et mõnikord ta võib olla lihtsalt nagu kirstu asemel, et tal ei pruugi alati nagu sümboolset tähendust olla. Aga ma ise pigem kaldun nagu selle arvama, et tegelikult sellel paadil või laeval ikkagi oli alati inimeste jaoks nagu sümboolne tähendus, sest mitte kunagi ei ole nii, et kõik inimesed oleks maetud paatidesse. See on alati mingisugune väike osa ainult. Ja siis tekib ka küsimus, et miks just sellised inimesed ja miks just nemad paati maeti. Sellest me räägime natuke lähemalt. Siis on veel ühte tüüpi matuseid, mille puhul arheoloogia terminikomisjon murdis väga sügavalt pead, et kas me saame ka nende kohta öelda laevmatus. Need on siis sellised, mis ei ole füüsiliselt laev või paat, vaid on kivid, mis on asetatud maa pinnale laeva kujuliselt, mis nagu sümboliseerib laeva. Ja me tegime pärast põhjaliku arutelu järelduse, et jah, me nimetame ka neid laevmatusteks. Et me nagu ei erista, sest tegelikult nende puhul nad nagu kannavad täpselt seda sama ideed. Ja need on siis, neid nagu kiviajal ei ole, nad hakkavad just pronksi ajal levima ja sellel ajal oli Skandinaavias, ütleme Põhja-Euroopas oli hästi oluline päikesekultus ja praegu me teame DNA ja geneetika uuringute järgi, et pronksi ajal elasid ka Eestis germaani rahvad, nii et meie väga tugev seos pronksi ajal, mis meil on nagu germaani rahvastega või Skandinaaviaga, on osaliselt tingitud sellest, et nad olid füüsiliselt siin kohal enne, kui tulid meie esivanemad soomeugrilased siia jõudsid. Ja sellel ajal oli siis nii Eestis kui siis peamiselt Skandinaavias oli päikesekultus. Ja päikesekultus on väga tugevalt seotud ka laeva sümboolikaga, et nimelt nii kaljujoonistel kui ka igasugustel esemetel olevad ornamendid näitavad seda, et tollel ajal arvati, et päike teeb ringkäigu taevavõlvi ja seda ringkäiku päevast ringkäiku aitab tal teha laev. Et põhimõtteliselt päikeselaev kannab päikese päeval üle taevavõlvi ja õhtul läheb päike tuttu ja siis see öösel siis see laev nii-öelda kannab maalt või siis taevavõlvi alt selle päikese nagu läbi öö. Ja me näeme, et osad esemed näiteks
väga sageli just habemenoad on ka ise laevakujulised ja sedasama mütoloogiat, seda päikeselaeva ja päikese ringkäiku on just nendel habemenugadel kujutatud. Ja mõned sellised habemenoad on ka Eestist leitud, näiteks Jõelähtme kalvest. Ja meil Eestis on ka 2 laevkalmet, need on siis need kalmed, kus on siis kivid asetatud laevakujuliselt, et üks nendest on Sõrves, mis oli tollel ajal saar, ütleme, et Sõrve saare tipust ja teine on Tallinna lähedalt Väolt, nii et need kindlasti paiknesid sellel ajal ka omaaegsete veeteede ääres. Ja neid selliseid kalmeid, laevkalmeid on eriti palju just leitud Gotlandilt, seal on üle 300 neid ja neid on seal Rootsist ja Taanist ja natukene ka Kuramaalt seal. Aga jah, et Eestis on neid suhteliselt vähe, et nad ei muutunud selliseks Eestis nagu valdavaks. Nii. Ja siis see laevmatuste komme, see tegelikult, kuigi selle, ütleme, hästi laialdane levik hakkab just eelviikingi ajast, siis tegelikult neid on ka varasemast perioodist, et ütleme seal juba 300-200 aastat varasemast perioodist, aga siis on need sellised nagu üksikud on ju. Et kui nagu räägitakse sellisest nagu kultuurilisest käitumisest või matmisviisist, mis muutus nagu ühiskonnas nagu hästi oluliseks, siis tavaliselt alustatakse seda eelviikingi ajast pihta. Et see kaart ei ole väga adekvaatne selles mõttes, et neid laevmatuseid leitakse kogu aeg juurde. Tõesti, nagu iga aasta tulevad jälle uued leiud, öeldakse, et nüüd enamasti on need Norrast, sest Norras on neid nagu väga palju. Norra on üks peamine koht, kus laevmatuseid on hästi-hästi palju. Ja samas neid ei ole nagu väga palju seal võib-olla uuritud, võrreldes sellega, kui palju on neid leitud. Aga Norras nad on peamiselt fjordide kallastel. Siis teine koht, kus on neid palju, on Rootsi. Rootsist ma räägin hiljem natukene lähemalt, aga just seal Kesk-Rootsis, seal Mälareni piirkonnas, nagu siin. Ja siis on neid Taanis ja siis on neid natukene ka Inglismaal ja Islandilt on siin viimase 10 aasta jooksul neid päris palju leitud, on Šotimaalt ja siin on täitsa tühi see Läänemere lõunakallas, mis tegelikult ei ole õige, sest tegelikult on Põhja-Saksamaalt ka ja Poolast neid hiljuti leitud, on Soomest ja tegelikult on ka Eestist ja Eestist ma räägin ka lähemalt ja nendes välismaistel kaartidel on seal Eesti koha peal enamasti tühi koht, et nagu Eestis ei oleks peale Salme laevmatuseid tegelikult on ja enam-vähem sama palju, kui on Soomes. Aga neid lihtsalt ei ole inglise keeles veel publitseeritud seda informatsiooni. Nii, ja siis üsna hiljutised artiklid on nüüd ka Loode-Venemaa kohta, ütleme, et see on siis Austerweegeri ääres, mis on ka üsna loogiline, et sealsetes sellistes nagu kaubanduskohtades, turukohtades, seal Vanalaadagas näiteks on leitud siis matusepaiku, kus on ka paadineedid. Siin sellest parempoolsel kaardil on need veeteed näha ja sinna see komme jõudiski siis, kui skandinaavlased sinna hakkasid neid veeteid kasutama, see tähendab, et umbes 8. sajandist. Et siin mujal Skandinaavias ja Põhja-Euroopas ja Inglismaal, seal on nad alates 6. sajandist, Eestis on samamoodi alates 6.-7. sajandist on meie esimesed laevmatused. Ja siin on, kui siin on arutatud, et kas Peipsi veeteed kasutati, siis ma näen, et siin on üks täpikene, on Peipsi idakaldal, selle koha nimi on Salahtovje ehk Lahetaguse, mille vastas Eesti-poolsel küljel asub selline koht nagu Lahepera.
nii et vähemalt siin lahetagusel on need paadineedid olemas. Et Eestis, ütleme, seda Peipsi-äärset piirkonda nende paadineedide mõttes ei ole väga palju uuritud, et me oleme teinud Eestis uuringuid just Põhjarannikul ja Saaremaal, et tegelikult just pakuks ka väga huvi, et kuidas siis Peipsi kallas, kas meiepoolne Peipsi läänekallas ka kuidagi korreleeruks nende paadimatustega ja kinnitaks nagu seda Peipsi veetee olemasolu. Nii, ja siis ja siis, kui meil need varasemate laevmatuste puhul ja nende kiviaegsete ja pronksiaegsete puhul meil kirjalikke allikaid ei ole, siis sellest perioodist meil on ka tegelikult esimesed kirjalikud allikad, mis kinnitavad nagu või toetavad selle matusetüübi olemasolu ja avavad nagu selle uskumusliku tausta rohkem. Ja ka selliseid variante, mille kohta meil arheoloogilist materjali ei ole, et näiteks kirjeldatakse üks nagu vanainglise poeemis nagu Beowulf sellist matuseviisi, kus üks kuningas pandi laeva ja pani talle igasugused hauapanused kaasa ja siis ta saadeti nagu merele ja sellest ei jää mingit arheoloogilist jälge järgi. Või siis näiteks on meil Inglingi saagas on selline kirjeldus, kus üks kuningas koos oma meestega pandi laeva ja siis see süüdati põlema ja saadeti mere peale. Samamoodi sellisest matmisviisist ei jää nagu midagi järgi. Ja väga huvitav kirjeldus on Ibn Fadlanilt, see siis on laevmatusest, mis on just siin Venemaal omaaegses Bulgari riigis, kus ta kirjeldab skandinaavlaste varjaagide matust, kus nende pealik pandi laeva ja mis asjad talle siis kõik sinna kaasa pandi, et seal olid siis inimohver, üks orjatar tapeti ära ja siis oli palju loomi, kes tal sinna kaasa pandi ja siis see kõik, kuidas see kõik seal põlema pandi ja pärast tehti sinna hauaküngas selle koha peale ja pandi sinna kasest siuke post, kuhu siis sinna kaseposti peale kraabiti selle kuninga või selle pealiku nimi. Nii et sellised väga huvitavad kirjeldused on meil ka siis viikingi aja kohta olemas. Ja vaatame siis mõningaid selliseid nagu kuulsamaid matuseid, et kuidas need nagu välja nägid. Et siin on tehtud rekonstruktsiooni joonis Sutton Hoo laevmatusest, see on siis 7. sajandist Inglismaal. Ja ma natukene seletan seda joonist lahti, et siin ülemisel pildil on siis arheoloogilistel kaevamistel tehtud profiilijoonis, et kuidas see siis võis välja näha. Et maa sisse oli kaevatud sügav auk ja sinna oli see laev siis pandud ja siin on näha, kuidas seda 2-tonnist laeva siis veeti sellesse kohta, et kuidas see võis välja näha. Siis pandi sinna, see laev oli seest tühjaks tehtud, seal ei olnud sõudepinke ega midagi muud, et mis seal iganes oli, siin on kahtlused, et võib-olla tal oli mast, aga võib-olla ei olnud. No praegu, ütleme, ametlikult on see, et ta ikkagi oli sõudelaev, igal juhul kõik kraam on seest välja võetud. Siis on tehtud sinna selline nagu omaette kamber, see on spetsiaalselt ehitatud selle matmise tarbeks. Seal on lavad, seal on voodi, seal üsna tõenäoliselt algselt oli inimene, mees, aga sellest säilimistingimused olid sellised, et selgeid nagu luid järgi ei olnud jäänud. Seal on hästi palju igasuguseid uhkeid asju, nii et põhimõtteliselt arvatakse, et sinna ongi siis maetud Ida-Anglia kuningas Raevald ja seal temal oli siis hästi uhke selline kiiver, nii et kui te panete interneti Google'i otsingusse Sutton Hoo kiiver või helmet, siis te näete seda väga uhkelt nagu ornamenteeritud ja kaunistatud ja mis on väga huvitav, et nagu ta on väga sarnane see kiiver oma olemused nendega, mis on Rootsis, nii et seal on ka arvatud, et seal peab olema mingi üsna tihe seos.
seal oli igasuguseid kuldkaunistustega nagu riideesemed, seal kullast pandlaid on ju, siis oli tal seal ka mängunuppe ja tõenäoliselt oli tal ka seal mängulaud. Siis olid tal seal kilbid ja kilbid ja relvad, odad, mõõk, siis oli tal seal selline nagu valitsusskepter ja nii edasi, et igasugust uhket kraami. Ja siis peale ehitati selline nagu telgikujuline kamber, siis täideti kõik see pinnasega, nagu liivaga ja kuhjati mitme meetri kõrgune küngas veel sinna peale. Et see on siis selline kuningliku laevmatusse näide, kus sul on üks inimene tohutu suures laevas, see on väga palju vaeva nähtud kogu selle asja tegemiseks. Ja teine hästi kuulus laevmatus on Osebergi laevmatus Norrast, see on natukene siis hilisem 9. sajandist ja siin on niiviisi, et siin on kesksel, sinna voodisse on pandud nagu 2 inimest, et seal on 2 naist on maetud sinna, aga nagu põhimõte on nagu sama, et te näete nagu samasugust skeemi, on väga-väga pikk uhke laev. Siin isegi arvatakse, et see võis olla võib-olla spetsiaalne matuselaev, aga siin on ka eriarvamused. See tähendab, et spetsiaalselt selle matuse jaoks tehtud. On samamoodi, et on voodi, siin on inimesed voodis ja siis on see siuke nagu telgimoodi eraldi kamber siin juures. Ja siin olid veel vankrid ja kelgud ja neid voodeid oli ka seal mitu. Ja siin selle Osebergi laevmatussega kuna seda kaevati seal 20. sajandi alguses, siis ei olnud need luudemääramismeetodid seal väga hästi arenenud tollel ajal ja siis arvati, et sinna on maetud, seda teati, et on 2 naist, aga arvati, et üks naisest oli noor, seal 20-aastane ja teine oli selge, et teine oli vanem nagu. Et äkki siis oli see vana naisel oli siis see orjatar sinna kuidagi kaasa pandud. Aga nüüd vaadati need luustikud uuesti üle ja tänapäevaste meetoditega, siis selgus, et see teine naine on tegelikult seal ka 50-aastane ja võimalik ka, et samamoodi kõrges soost, nii et arvatakse, et see vanem naine, see 80-aastane, et tema võis isegi olla nagu kuninganna. Ja siis et enamasti on siis 1 või 2 inimest ja väga harva on, kui on rohkem inimesi maetud. Siin on näiteks üks juhus Šotimaal, kus on 3 inimest on ühte laeva maetud. Ja siin on niiviisi, et on mehematus, siis on naine ja laps. Ja selle matuse puhul veel selgus, et need ei ole ise Šotimaal pärit, nii et arvatakse, et need tegelikult on Norrast koos paadiga tulnud. Aga mis nendel seal Šotimaal juhtus täpselt või kuidas nad hukka said, seda ei ole teada. Ja mehe juurde siin on ka näha, et tal on siin vibu ja nooled ja kilp ja siin on mängunupud ja naisel on siin käärid ja kedervarres ja sellised nagu tööriistad ja siis on tal selline vaalaluust üks asjandus, mis arvatakse, et see oli selline nagu triikimisalus, kus siis linasest riidest esemeid sirgendati. Ja siis on veel selliseid mõningaid huvitavamaid näiteid, et on Norras, seal on hästi palju neid laevmatuseid ja üks on selline, kus on nagu topeltmatus. Siis alguses arvati, et need on maetud koos, mehematus ja naisematus, aga siis selgus, et mehematus on paadis maetud kõigepealt ja siis jupp aega hiljem, seal võib-olla isegi 100 aastat hiljem, on sama koha peale eraldi paadis maetud naisematus. Ja Öölandilt on üks matus, paadimatus, kus on 4 inimest. Ja see on nagu kõige suurem inimeste arv, mis oli teada paadimatustes enne Salme laevmatusseid. Nüüd vaatame natukene laevmatusseid Rootsis, sest
see huvitab meid sellepärast, et Salme laevadesse maetud mehed on elanud lapsepõlves Rootsis, tõenäoliselt enamik neist, ja mitmed esemed, mis on Salme laevmatustes, on sarnased, nagu on Rootsi laevmatustes. Nii, Rootsis on siis niiviisi, et päris mererannikul otseselt laevmatusseid ei ole, aga laevmatused on väga selgelt seotud jõgedega ja tegelikult seotud selle Mälareni järve voolavate jõgedega. Siin ei ole küll peal nagu kõiki laevmatusseid, aga üldiselt niisugune seos nende jõgedega on üsna selge, et siin on nagu peamiselt just need Uplandi piirkonna matused, millel on kõige rohkem seost Salmega. Et see veetee nendest Vendelist ja Valsjärdest, kus siis olid omaaegsed külad ja kus on ka need laevmatused leitud, oli siis Füürise jõe kaudu siia Mälareni järve ja siit sai edasi kas siis ida poole, siit sai nagu Öölandi juurde ja kui seda veeteed kasutada, siis jõuti Eesti põhjarannikule ja kui sa siit altpoolset veeteed kasutad, siis sa jõuad näiteks Gotlandile või siis võid jõuda ka Salmesse. Ja need laevmatused on niiviisi, et nad on kalmistutes, et need ei ole nagu üksikuna, vaid seal on alati kalmistu. Tegelikult ka Sutton Hoos seal Inglismaal on niiviisi, et seal on kalmistu, kus on kokku 18 käebast ja seal 18-s seal 2 tükki on laevmatused. Ja nendes Rootsi kalmistutel on ka niiviisi, et sul on alati on seal rohkem matusseid, need kõik ei ole laevmatused, vaid need laevmatused on siis mõned nendest. Ja laevmatustesse on Rootsis maetud nii mehi kui naisi. Ja huvitav on see, et see on nagu kalmistupõhine. Et näiteks siin Vendelis ja Valsjärdes on peamiselt maetud mehed laevadesse, aga seal Tuuna Padelundas ja Tuuna Alsikes on laevmatustest peamiselt naised. Nii, ja kui me nüüd vaatame Valsjärde kalmistu on siis nagu enam kõige sarnasem Salmele ja Valsjärde kalmistu on sellepärast ka oluline, et siin on need kalmed nagu kõige paremini säilinud. Et üldiselt on kalmetel nendel laevmatustel on peal kääpakünkad, aga Rootsis on ka mitmed kalmistud ära rõhutud, nii et seal ei ole selge, kas seal olid kääpakuhjatised peal või mitte. Aga Valsjärde ja on paljud laevmatused on rüüstatud, aga Valsjärdes on nad suhteliselt hästi säilinud. Ja Valsjärde põhjal saab ka nagu öelda, et huvitav on see, et varasemalt nendel eelviikingiaegsetel, salmeaegsetel laevmatustel on need kääpad nagu tunduvalt suuremad ja viikingiaegsetel on siis need madalamad. Ja veel üks tendents, mis nagu tuleb nagu nendest laevmatuste uuringutest välja, on see, et need varasemad, need eelviikingiaegsed nagu Sutton Hoo on, et need on sellised pigem elitaarsed nagu kuninglikud. Ja Valsjärdes on samamoodi, et need siin on näha siin ühte, kus on need kuulsad Valsjärve kiivritega laevmatused, et need kiivrite peal on siis uhked sellised metallplaadid, kus on igasugused kujutised, et siin on näha neid viikingeid või sõdalasi, kelle on siis odad käes ja siin on näha ka rõngasmõõgad, et siin on see rõngasmõõk on rõngaga mõõk on ka Salme laevmatusest ja siin on näha just sellist nende rõngas on siin väike junnikene siin ülemisel selle käepideme küljes, et selliseid tegelasi on nendel kiivritel kujutatud. Ja Salme laevmatustest ei ole ühtegi kiivrit, aga praegu ka tundub, et need kiivrid, mis on Valsjärde laevmatustes, on peamiselt tseremoniaalsed kiivrid, nii et ei pruukinudki üldse
neid ei pruugitud üldse lahingusse kandagi. Ja siin Valsjärdes tuleb ka nagu väga hästi välja see, et kus siis kalmistul need laematused paiknesid, et kes lähemal istuvad, need võib-olla näevad, et need, kus on niisugused teravovaalsed kujutised, need on siis laematused, et siin kokku selles kalmistul oli seal üle 70 matusse ja nendest 15 olid siis laematused. Ja need laematused olid üks põlvkonna kohta. Et seal ongi, need hakkavad seal pihta 6. sajandil ja kestavad 11. sajandini ja põlvkonnas siis üks mees sai selle auosaliseks, et ta oli siis laeva maetud koos nende uhkete mõõkade ja kiivrite ja hauapanustega ja teised on siis kambermatused või lihtsalt põletusmatused maapinda tehtud aukudes. Ja siin samas lähedal on siis see jõgi ja see on siis selline seljandik, kus need matused on ja kõik need laevad on risti selle seljandikuga, nii et mööda jõge sõites olid sul need kääpakuhjatised väga ilusti kaugele näha. Nii et kui me mõtleme, et need Salmele maetud mehed võisid tõenäoliselt seal Valsjärdest või selle piirkonnast pärit olla, siis see laevamatuste komme oli see, mida nad tundsid, et mida nad ilmselt siis püüdsid jäljendada või kohandada siis vastavalt Salme oludele, aga see annab ka väga selge vihje, et Salme oli erandlik, et kui nad on kodustes tingimustes, kui sa oled kodus ja sa saad nagu teha sellise laevmatusse, nagu sinu traditsioonid nõuavad, siis on sul paat või laev ja siis on seal üks mees selles laevas ja sul on väga palju kraami seal laeva sees ja laeva ümber. Ja siin on siis üks näide ühest Valsjärde laevmatusest 7. sajandist, et siin on siis mehe matus, tal on siin 3 kilpi on tal peal, siin on tal tohutult palju igasuguseid kraami, siia kaasa pandud, siin on näha ka mängulaud ja mängunupud ja nagu näete, siin ümber on 5 hobust ja need asutsevad sellest laevast väljapool. Ja tal oli siin ka muid loomi siin kaasas, osa nendest oli ka ilmselt nagu toidumoonana mõeldud, igasugused relvad ja ka siin olid tal seal ka koera kaelarihmad olid seal ja oli linde ja joogisarved ja raudkatel ja nii edasi. Et siuke väga uhke matus. Nii. Ja kui me läheme nüüd Eestisse, et sellel samal ajal, kui salvematus tehti, oli tegelikult Eesti, kui te näete siin need, mis me oleme praegu siin Põhja-Eestist ja Saaremaalt teada olevad laevmatused kaardi peale pannud, see on ligi 40, üle 40 laevmatusse, aga erinevalt Salmest on need kõik põletusmatused kivikalmetes. See tähendab seda, et kivikalme oli väga tüüpiline selleaegne kohalik eestipärane matmisvorm. Ja me leiame neid kalmeid kaevates siis paadineete. Need on siis rauast needid, millega klinkerpangutusega need paadid olid kinni pandud, kuna need on põletusmatused, siis me seal paadi kuju me üldiselt ei suuda tuvastada. Need paadineetide arv võib olla erinev, aga näiteks siin suuremates kohtades, nagu siin on raekalme, siin oli üle 100 needi, aga väiksemates võib seal olla mingi paarkümmend neeti. Ja tegelikult, kuna meil neid väga palju uurinud ei ole, siis meil ei ole alati nagu kindlad, et kas see paat põletati seal koha peal, seal kalmealal, või see paat on nagu kuidagi eraldi põletatud ja siis need surnuluud koos nende paadineetidega on siis kalmesse nagu maetud hiljem või on sellest paadist ainult mingi juppe kasutatud surnutuleriida tegemiseks. Aga mis on huvitav ja mis läheb jälle kokku selle sama paadimatuste üldise nagu kombestikuga on nende paiknemine, et nii nagu Rootsis me nägime, et need paiknevad sageli jõgede ääres, mis suubuvad merre, siis täpselt nii on Eestis, et me näeme, et isegi siin, kui nad tunduvad, et nad paiknevad, eks ole, siin sisemaal, siis nad on alati jõgede ääres ja Saaremaal
Siin on veel näha, et kus neid on praeguseks leitud, kõige rohkem on just siin Rävalast ja Harjumaalt ja siis Saaremaalt. Ja nad seostuvad ka meie mündiaarete leiukohtadega, vähemalt siin põhjarannikul, nii et nad on ikkagi seotud ka nende kaubitsemiskohtadega. Ja kui me nüüd Saaremaal veel lähemalt vaatame, siis nad tegelikult on üsna hästi korreleeruvad ka nagu Saaremaal teadaolevate sadamakohtadega ja me näeme näiteks siin Viltinas, kus on sadamakoht teada, või siis eriti on siin Mullutu sadamakoht, mille ääres on neid paadineetidega kalmistuid nagu eriti rohkesti. Ja Mullutu oli ka salmeaegne sadamakoht, tähendab, et Salmes me enda sadamakohta ei tea, Sõrve oli veel sellel ajal saar, Salme jääb siia, nii et kõige suurem sadam tollel ajal ja kõige lähedasem Salmele oli Mullutu. Nii, ja need paadineedid on erineva suurusega, nagu Salme laevas on ka erineva suurusega need paadineedid, aga me ei ole nüüd selle uurimisega veel nagu väga kaugele jõudnud. Kus on kõige rohkem Eestis paadineete, on Viltina Kalmes Saaremaal ja siin on tõesti võimalik isegi nagu eristada, et seal 3 paati võis seal olla, sest need paadineedid nagu arheoloogiliste välitööde levikuplaanil, leidude levikuplaanil, nad tõesti paiknevad niiviisi nagu pikuti. Nii et siin on näiteks üks tsoon, kus oli siin 267 neeti 8 meetri pikkusel alal. Okei, see nool on mul siin arvutiekraani peal täitsa teises kohas, aga ma pean seal vaatama. Nojah, et see number 1 on ju, siin on üks ala on ju, siin on teine ala ja siin on nagu 3. ala on ju. Et see praegu on nagu ainuke kalme, kus nagu tundub, on üsna kindlad, et need paadid seal olid, aga seda peab lähemalt peaks veel uurima. Ja selle kalmistuga on ka see halb asi, et seda kaevati seal 40. aastatel ja ütleme, et seal ei ole, see dokumentatsioon ei ole nagu kõige parem. Nii. Ja nüüd siis kokkuvõtte, et kuidas kõik see asi siis paistab välja, kui me võrdleme seda siis Salmega. Et kiire meeldetuletus, et Salmes on siis 2 laeva, mis siis paiknevad tänapäevase Salme jõe ääres, omaaegse Salme väina ääres. Üks on siis väiksem laev, kuhu oli maetud 7 meest, mitte põletatult, vaid laibamatustena. Ja suuremasse laeva oli siis maetud 34 meest vähemalt ja need olid siis siin 3–4 meetri suurusel alal ja 3 kihis. Ja ülejäänud osa laevast oli siis praktiliselt tühi. Nii et kõike seda eelnevaga siis võrreldes, et laevmatused mujal on enamasti kalmistus. Salmes me üsna kindlalt teame, et seal vahetus lähiümbruses ei ole rohkem muid matuseid ega ka rohkem muid laevu. Et nii palju on seda piirkonda seal praeguseks uuritud. Et Salme esineb kohalikust Eesti laevmatuste või paatmatuste kombestikust. Et need, kui kohalikud on põletatud laevad kivikalmetes, see on selgelt nagu teistmoodi. Maetute arvu poolest on Salme täiesti erinev, et kui enamasti on 1, 2, seal maksimaalselt kuni 4 matust on ju, Salmes on meil nagu väga palju maetuid ühes laevas. Kui kodustes matustes võivad olla laevadesse maetud nii naisi, mehi kui lapsi, siis Salmes on ainult mehed, kes on surnud vägivaldselt nagu lahingus. Kui mujal laevmatustes on hauapanused peaaegu alati ka väljaspool laeva kontuuri, siis Salmes niiviisi ei ole, see laeva ümbrus on seal täiesti tühi. Ka laevapanused muidugi või matuse panused ise erinevad.
salmelaevades ei ole selliseid koduse majapidamisega seotud esemeid. Kõik esemed, mis seal on seotud otseselt kas mereretkel vajalikud asjad või siis on nagu relvad. Ja kui teistes laevmatustes me nägime, et tegelikult need hauapanused on üle laeva ja tegelikult seal Valsjärves, seal on isegi eristatud, et need laevad on jagatud nagu tsoonidesse, et kus seal, mis hauapanused on. Ja Salme esimeses laevas on hauapanused üle selle laeva ala, aga Salme teises laevas on hauapanused konkreetselt ainult selles matmisalas sees. Ja siin Salme laevamatuste peal ei olnud kääbast, ei olnud telki või niisugust nagu kambrit. Aga siin on ka küsimus selles, et tegelikult meil Salme laevadest on säilinud ainult alumine osa, nii et see ülemine osa on ära hävinud, nii et siin me tegelikult täpselt ei tea. Ütleme, et nende enda see kohalik Rootsi matmiskompestik tegelikult nagu nõuaks seda, et seal oleks pidanud olema kääpakuhjatis peal. Aga sellise kääpakuhjamine võtab tegelikult päris palju aega, sest eriti Salme teine laev, mis on päris suur, et see ei ole nagu nii lihtne, et kui sul oled niisuguses võib-olla võõras keskkonnas ja me ei tea ka, eks ole, kui suur see laevastik oli, eelvikingiaegsed laevastikud olid suhteliselt väikesed, võib-olla nendel oligi seal ainult võib-olla 3-4 laeva, ja ma ei tea, palju neid ellujäänuid oli, et sul ei ole võib-olla seda tööjõudu nii palju. Et seda me ei tea, et kas seal oli kääbas peal või on. Nii, ja mis on meie õnn, on see, et Salme laeva, vähemalt seda siis säilinud osad, seda ei ole röövitud, et see tekitab ka muidugi uurijates väga palju küsimusi, et kui nad olid rootslased või sealt Rootsist pärit inimesed ja nad sattusid sinna Salmele, et kuidas siis kohalikud nagu võimaldasid või lubasid nendel nimisi matta ja kõik see jäi nagu puutumata. Just, ja mis on veel huvitav ka see, et Salme laevamatused erinevad ka omaaegsetest või ka viikingiaegsetest massimatustest, nagu viikingite mittelaevadest olevatest sõdalashaudadest, sest Salme on ainukene selline viikingi massimatus, mis me teame, et on laevas, sest nendel teistel lahinguhaudades on luustikud või need surnud on üldiselt segi läbi ja seal ei ole niisugust asja nagu Salmes, et mehed on sirgelt ridades ja igal mehel on oma mõõg tema juures ja hauapanused temaga seostatavad. Et see nagu näitab väga selgelt väga aupaklikku suhtumist nendesse surnutesse ja väga tahtlikku asetamist sinna laeva. No vot, et mul on praegu kõik minu poolt, et siis ootan küsimusi. Aitäh. On ta sees? Vist on. Nii. Tänud. Üht-teist sai selgemaks, aga muidugi Salme laevmatused on sellised, et usutavasti seal tuleb küsimusi ja uurimusi veel pikalt. Nii et aga nii nagu traditsioon on, et kõik on oodatud küsima. Alustuseks, mis mulle praegu kõrva jäi, oli see, et ma ikkagi kuidagi ei saa üle ümber sellest, et miks selle teise laeva peale nad niimoodi, kuigi ruumi oli, ja niivõrd ülestikku olid pandud. Kas on mul meelde jäänud, et nad olid ka kaetud kilpidega? Jaa, see ülemisel kihil oli eriti need kilbikuplaid, et ma ei tea, kas nad olid nagu täielikult kaetud, aga sinna kindlasti olid kilpid peale pandud. Kilpe liiga vähe. Aga seal peal olid ka kivid, nii et nad olid ka kividega tegelikult seal pealt veel kaetud. Ja samas
ma tean, et ma lugesin ühe austatud arheoloogi juttu, see oli Marika Mägi, kes kirjutas, et võib-olla ei ole nad kõik maetud üheaegselt, et ei ole kõik olnud ühe lahinguga seotud, et mina antud küsimuses ma pooldan Jüri Peetsi seisukohta, et mulle ka endale, ma olen ikka üsna veendunud, et need on üheaegsed. Et seda on väga raske ette kujutada, et nad ei oleks üheaegsed. Et sa lihtsalt, inimkeha hakkab lagunema surmahetkest alates. Ja lihtsalt sul ei ole võimalik saavutada nagu sellist pilti, nagu seal kaevamiste ajal avanes, kui sul mingid surnukehad seal on juba pool lagunevas olekus. Just ennem sa rääkisid, et tõesti neid laevmatuseid tuleb Skandinaavias päris palju välja ja siin 2019 oli ju, kui tulid siis Kamla Uppsalas, tulid vist 2 tükki välja, millest siis kohalikus ajakirjanduses oli ka päris palju juttu ja seda läks ka maailmas laiemale, aga need olid sellised jällegi, nii nagu sa ütlesid, et üks oli selline, kus oli mees maetud koos koera ja hobusega, nii et on niisugune tavaline rahuaja matus, aga noh, sellest jääb ikkagi tunne, et laeva maeti natuke erilisemaid persoone, et millest on Meremuuseumis ainult rõõm kõneleda, et laev on selline võtta niisugune väärikas koht, kus igaüks ikkagi oma kohta ei leidnud ka sellel teekonnal. Ja seal on niiviisi, et see viikinga lõpupoole, et siis on ka selliseid matuseid, kus on nagu vähem hauapanuseid ja et ta nagu läks sükeste nagu ka teistesse ühiskonnakihtidesse, aga mitte kunagi ei ole ka kõiki maetud. Aga sellel ajal, kui Salme laevmatused oli see ikkagi pigem nagu siuke ühiskonna kõrgkihi matmisviis. Ja kui need hiljemalt on, mis on hästi palju, kus on tulnud ju neete välja, kus on põletusmatused, et sealt ei ikkagi tunne, et võib-olla ei jätnud kõigile neid paate või laevu, et ju siis olid seal mingisugused paatide fragmendid võib-olla millega, aga jah. Aga Viltinas seal tundub, et ikkagi on selgelt nagu päriselt paadid seal kalmes, konkreetselt seal koha peal olnud. Siis vaatasin, et Salme laevmatustest on ju nii erialases arheoloogiakirjanduses olnud ju juttu päris palju, nii ka inglisekeelses ja rääkimata Eestist, aga mulle täitsa üllatuseks on Salme laevmatused jõudnud ka ühte raamatusse, mis ilmus 2019. aastal Oxfordi ülikoolis. Ja selle raamatu autoriks on James Preston Delgado ja raamatu pealkiri on umbes siis sellisel kujul, et meresõjast ja siis ka nendest läbi vrakkide alates siis kõige varasemast antiikperioodist ja eelajalisest perioodist kuni siis teise maailmasõjani välja ja kuskil tervelt 2 lehekülge on siis James P. Delgado refereerinud Salme sündmusi, nii et ja James P. Delgado puhul on veel, et ta on Eestis käinud, on Meremuuseumis käinud ja on seotud siis ühe sellise 4 aastat väldanud teleseriaaliga siis Sea Hunters ja mis siis valgustas ka oma ajal ka meie Russalka lugu ja on ta käinud ka siin sukeldumas koos oma siis abilistega, nii et tol ajal oli ta veel Vancouveri meremuuseumi direktor. Nii, aga saal, palun, kas ma toon mikrofoni või? Kuulen küll. Salvestuse jaoks ajalugu on esmane. Kasutame siis mikrofoni. Kõigepealt aitäh väga põneva esitluse eest ja esimese mu küsimuse tegelikult Urmas juba küsis ära kohe esimene. aga teine küsimus nüüd, et mis on siis sinu selline interpretatsioon ikkagi sellest, et kuidas need väärtesemetega hauad on säilinud, miks neid ei rüüstatud siis ikkagi, et kuidas see läks? Kas ega hauarüüstamine on midagi arvustust?
jah, et ütleme, et seal konkreetselt seal Salme enda ümbruses Saaremaal asustust ei olnud kohe seal vahetus läheduses. Seal ei olnud küla, et seal küla hakkab keskajal pihta. Aga tegelikult seal on 20, seal Mullutu sadama koht on salmeaegne, 20 kilomeetri kauguses on Viidumäe matmiskoht teada. Et tegelikult see oli kindlasti see informatsioon, ma arvan, oli nagu kohalikele teada. Me tegelikult ei tea, kes seal omavahel võitlesid, et kui nad võitlesid kohalikega, siis muidugi oli ka kõik see konkreetne see olukord seal, see lahingupaik ja see matmiskoht nagu väga hästi teada. Nii et üks variant on see, et seal pidid olema mingid konkreetsed kokkulepped. Päris palju Saaremaa selleaegset materjali viitab sellele, et Saaremaa nagu kuulus sellesse kohalikku nagu merekultuuriringi, et mis tähendab seda, et need inimesed võisid uskuda nagu ka samasuguseid uskumusi, nii et üks variant on see, et see lihtsalt, et nad olid ka nagu uskumuste mõttes nagu aupaklikud, aga samas me teame, et Rootsis endas osa rüüstamisi võisid toimuda ka seal samal ajal nagu, et sa nagu või Egiptus, eks ole, on ka samamoodi, et kuigi nad võisid uskuda nagu seda sama uskumust, see ei hoidnud ära seal rüüstamast neid haudu. Nii et siin võis olla see, et nendel olid kokkulepped kohalikega. On veel pakutud variante, et äkki Salmele maetud mehed olid pundis saarlastega ja sõdisid kellegi kolmanda vastu. Ütleme siis niiviisi, et mul puudub nagu isiklik seisukoht, mis oleks teadusliku materjaliga tõestatud, sest minu arust praegune materjal ei võimalda nagu seda kindlalt nagu öelda, et kes kellega sõdisid. Seal noole otste nagu analüüs annaks kõige parema tulemuse, et kui me saaksime teada, kust on valmistatud need nooleotsad, mis olid lastud Salme meeste puusaluusse, mis olid lastud laeva, aga samas on ka teada, et täpselt sama tüüpi nooleotsad on olemas Saaremaal ja relvad olid suhteliselt rahvusvahelised, nii et kui sa tead seda relva valmistamiskohta, see tegelikult ei ütle, kes see kasutaja oli, sest see oli sama merekultuuriruum, relvi vahetati, osteti, jah. Aga sama tüüpi relvade esinemine Saaremaal, minu arust vähemalt näitab, et see ei ole välistatud, eks ole, et saarlased võisid neid rünnata. Et siis ühesõnaga liidu selline mõte on täiesti võimalik, eks ole? Jah, ja see animatsioonis me nagu mis seal näitusel on, seal me näitame, et kuidas seal käis rahapunk käis nagu nii-öelda, hõbedapunk käis nagu käest kätte. Kuigi see ei saa olla hõbe, sest need hõbedad väga sellel ajal ei kasutata sellega. Teeksid ühe väga meelevaldse järelduse, et kui see liit oli ja neid haudu ei rüüstatud, siis see liit pidi päris pikalt kestma. Ja küsimus tegelikult on seotud Ivari küsimusega, et kas seda kuidagi on analüüsitud, et kui pikalt see võis nagu maastikul näha olla, et need laevad või need matused, et just samamoodi, et kui teda ei rüüstatud, et mitme inimpõlve jooksul näiteks oli visuaalselt näha ja millal ta jäi lihtsalt kuskile nagu kollektiivsesse teadvusesse see info, et need hauad seal on? Et sellel ajal, kui see matus toimus, olid nagu seljandiku peal. Ütleme, tänapäeval see tundub nagu täiesti silemaa, aga tegelikult ta ei olnud sile, et tal on omaaegne rannamoodustis seal, mille peal need laevad olid. Nii et kui sa mööda Salme väina sõitsid, siis sa tegelikult nägid seda, isegi kui need ei olnud konkreetselt käpakuhjatis, sa nägid seda seljandikku, sest see tuli sealt ümbritsevast maapinnast välja, sest meri oli ka lähemal tollel ajal selle Salme leiukohale. Nüüd, kui seal oli kääbas peal, siis oli sul kindlalt see käpakuhjatis näha. Kui sul ei olnud kääbas peal, siis olid sul täävid, mis passid seal maapinnast välja, mis oli samamoodi nagu näha. Nii et sellel ajal, kui see matus toimus ja võib-olla seal siis
paarkümmend aastat hiljem ka või noh, ma ei tea, need tävid võib-olla nagu ei ole nii pikalt, aga nagu kindlasti see matmiskoht oli näha tollel ajal. Sellest matmisest kohast ei ole mitte mingisugust rahvapärimust, et seda leiukohta ei olnud teada, nagu selles mõttes, et see millalgi see teadmine kadus sellest kohast. Üks moment, ma jooksen mikrofoniga. Ma tahtsin lihtsalt küsida, mitte et ma nagu päris täpselt tean, mida ma küsin, aga ma hakkasin mõtlema haiguste peale, et kui need inimesed seal surnult lebavad, siis nad tulevad ju igasugused kaarnad ja hakkavad neid sööma, et kui neid ei ole nagu niimoodi ära söödud, nagu need linnud ja muud tegelased söövad, siis seal pidi ju midagi peal olema, muld või muu taoline ja lisaks sellele on seal ju nagu haigused. Et kas äkki nagu kohalikud teadsid, et seal on haiged inimesed, äkki neil oli mingi haigus või kuidas üldse vanasti haigeid inimesi nagu maeti, kas visati lihtsalt nii-öelda ühte auku või kuidas see nagu täpselt käis? Salme esimene laev oli täies mahus pinnasega kohaliku selle liivaga täidetud. Nüüd Salme teisel laeval on see koht, kus nagu mehed olid maetud, see kindlasti oli kaetud. Me ei tea täpselt, kui palju oli kaetud see ülejäänud osa, aga see pidi olema kaetud või siis rannaliivaga seal tormide käigus suhteliselt kiiresti kattuma, sest vastasel juhul oleks see puit ära kõdunenud ja need paadineedid ei oleks sellisel juhul säilitanud oma algset asendit. Et põhimõtteliselt, kui me kaevasime, siis need paadineedid asetsesid täpselt sellises süvendis, nagu see laev oli. Mis tähendab seda, et seal nad pidid olema pinnasega kaetud sellel hetkel, kui see puit oli ära kõdunes, sest muidu nad ei oleks sellises asendis säilinud. Et mul tekkis see küsimus, et enne kui ühte kaarti näidati, siis seal oli üks laevamatuse koht Läänemaal, aga mind pani mõtlema see, et see ei olnud mere ääres ega jõe ääres, et kuidas siis laevamatus nii kaugel veest on. Et see 21 seal. Tal on see ilmselt seal mingi lisajõgi, mis ei ole siia kaardi peale märgitud. See kindlasti on jõesüsteemiga seotud. No nii. Kas ma näen tõusvaid käsi? Aitäh, väga huvitav oli kuulda. Meremuuseumi kunstnik Roman Matkevitš ja küsimus on selline, kui ma vaatasin need laeva rekonstruktsioonid, Salme omad, eks ole, Salme esimene laev ja teine, siis kui vaadata, kuidas need mehed on sinna paigutatud, siis teise laevaga on nagu kõik selge, nad olid maetud ja kaetud ja kõik need esemed. Esimese laevaga on selline, jääb mulje, et nagu nad oleks kõik une pealt maha löödud või midagi sellist. Et on mingi versioon sellest või mingi mõte? Ja, et see Salme esimene laev ei ole, need meeste asend ei ole kindlasti niivõrd korrapärane, nagu on Salme teises laevas. Siin oli meil algselt mingi selline versioon, et äkki nad pandi istuvas asendis sinna, aga jah, et nad võib-olla pandi istuvas asendis, aga nad vajusid siis ikkagi ära, sest nad ei ole niiviisi pinnasega on kaetud, et nad oleks täpsemalt seal istuvas asendis olnud. Aga võib-olla üritati seda kuidagi imiteerida seal paiknemist laevas. Need kaks meest, kes siin on ahtrisse paigutatud, see on täiesti fiktsionaalne. Et need olid lihtsalt, siin oli kaablikraav ja 2 mehe luud leiti sealt kaablikraavist. Ja see, kuidas nad siin asetsesid, see pole teada. Nende 3 mehe asend
on rekonstrueeritud, nendest oli ülakehad ja need tõesti paiknesid niiviisi, nagu siin pildi peal on näha, et üks on nagu istuvas asetis ja 2 tükki on nagu näoli. Siis sellest mehest oli alles ainult labajalg. Ja okei, ma unustasin ära. Okei, et need mehed on nagu fiktsionaalne, et 2 meest seal olid selle koha peal, aga kuidas need paiknesid, seda ei ole teada. Nendest meestest on siis ülakeha asend, näitas, et üks oli siuke istuvas asendis ja teise mehe pea oli tal enam üles ja see oli samamoodi kõhuli. Sellest mehest oli alles ainult labajalg ja see labajalg oli nagu sellises asendis. Aga kuidas see keha oli, ei ole teada. Ja sellest mehest oli alles siin see puusa osa või riielu pea, on ju. Ta on ka suhteliselt hüpoteetiline. Tegemist on nagu tugeva tõlgendusega arheoloogilisest materjalist. Väga illustratiivne igal juhul. Aga küsiks ikkagi, mind on jäänud natuke kummitama see kirve küsimus, et neid ei olnud hauapanustena kaasa pandud kirveid, kuigi me teame ju, et kirves oli viikingi sõdalase jaoks sama oluline kui mõõk, võib-olla mõnikord isegi olulisem, aga et neid ei olnud. Kas nad olid tol hetkel sedavõrd kallid, et ei olnud mõtet neid hauapanustena jätta, sest ju pisikene siis niisugune puttkirves, mida siis laeva puidu või mingi puidutööde jaoks ju hauapanustena leiti. Ja, et esimeses laevas oli siuke väike puttkirves, mida saadi kasutada, samasugune oli ka Osebergi laevas tegelikult, et seda saadi kasutada 2 viisil, et kui sul on selle vars on otse taga, siis sa saad kasutada seda peitlina ja kui sul on kõvervars, siis sa saad seda kasutada kirvena. Nii et väga multifunktsionaalne ja väga vajalik on ju puutöödeks, kui sul seal laevas oli midagi vaja parandada või teha. On ju. Nüüd Salme teises laevas tegelikult on kirvest, on jälg ühe mehe peas. Et üks mees oli saanud kirvega pähe. Tal oli selline haav, mis oli sellise laiusega, mis pidi olema suurem kui mõõk. Et kui enamusti olid need haavad, olid mõõgahaavad peas, siis sellel üks oli saanud kirvega pähe. Aga see võis olla siis see saarlase kirves. Aga mis nagu paneb mõtlema, et võib-olla nendel ikkagi olid kirved, aga neid ei pandud hauda on see, et osa kilpe on niiviisi mõlgitud, nagu tundub, et nagu seda oleks tehtud kirvesilmaga või nagu kirvega oleks tehtud. Et võib-olla nendel oli see kirves, aga nad siis seda nagu ei pannud kaasa. Aga samas tundub, et see ei kuulunud ikkagi viikingi sõdalase relvastuse juurde. Sest uskumuslikus mõttes on ju, need mehed, kes sinna maati, nad läksid Valhallasse. Nendel oli vaja, et nende relvad oleks nendega kaasas. On ju. Ja nendega on kaasas on ju mõõgad, mitu tüüpi mõõgu, kilbid on ju, nooled on ju. Ja kui su põhirelv on kirves, siis see oleks pandud kaasa. Nii et nende viikingi kirves kui viikingi põhirelv on viikingi aegne, ütleme hilisem, võib-olla 100 hilisem siis. Selge, nad olid siis eelkõige mõõgausku. Ja nad olid mõõgausku ja vibukütid ka. On nüüd siit tulnud küsimusi veel? Ma ei tea, kas me peame hakkama otsa kokku tõmbama. Ma igaks juhul küsin veel. Tegelikult ma küsin hoopiski selle kandi pealt, et nüüd on sellest leidmisest on kulunud veel siis natuke juba siis viimasest ja juba üle 10 aasta, nii nabin. Et mis on need järgmised just nüüd selle uurimistöö etapid, et väga palju on tehtud, aga mis on need järgmised etapid, mida tuleb teha tingimata, et sellest kujuneks niivõrd hea pilt, kui üldse võimalik on? No praegu on niiviisi, et Tallinna Ülikool tegeleb selle Salme laevamatuste kataloogi väljaandmisega. Et mis seisus see lõppvariant on, seda ma ei tea, sest kuna mina juhatasin Salme esimese laeva kajamise, siis ma olen osalenud nendes selle kataloogi väljaandmis Salme esimese laeva
puhul ja see osa on valmis, aga mis seisus see Salme teise laeva osa ma täpselt ei tea, aga no loodetavasti see siis nagu tuleb nüüd millalgi. Et väga huvitav oli meil konverents, oli eelmisel aastal Saaremaa muuseumis, kus oli ka nagu esitleti neid viimaseid nagu tulemusi ja aga no, need videod on internetis kättesaadavad Saaremaa muuseumi YouTube'i pesas või kanalil, seal saab neid vaadata, ütleme, et need on need kõige viimased tulemused ja need on publitseerimata. Neid tuleb vaadata siis? No põhimõtteliselt jah, ootaks jah, et seal oli väga huvitavad need Salme, tegelikult on ju niiviisi, et Salme esimese laeva luustike analüüs on ära publitseeritud, aga Salme laeva teise laeva luustike analüüsi ei ole publitseeritud, näiteks see oleks väga huvitav lugeda ja selle tulemusi Raili Almäe esitles seal konverentsil. Jüri Peets esitles mõõkade analüüsi, mis oli ka väga huvitav, ka seda oleks tore lugeda ja nagu töösektsioonides käib, aga hetkel ei ole midagi uut veel publitseeritud. Selge, aitäh. Nüüd veel lõpetuseks. Päris lõpetuseks veel selline, et see aasta 8. juunil võib siis maailm kas tähistada või siis õudusega meenutada seda kuupäeva, kui oli siis 793, kui Lindisfarne kloostrit ja kirikut viikingid tõenäoliselt Norra poolt rüüstasid, mis oli siis see esimene verstapost, kuigi viikingid käisid 4-5 aastat varem ka kindlasti, aga et nad siis rüüstasid just sellist püha kohta, see püha saart, et see kindlasti on mingisugune, on samamoodi märkimisväärne daatum, aga täna oleme praegu hetkel siis selles ajahetkes, kui üks laevmatuste leid Saaremaalt võib seda viikingi ajaperioodi natuke nihutada. Nii et ne ongi viiking enne viikingeid ja mis seal ikka, ma tänan, Arge, sind huvitava ettekande eest ja siin on, mis siin ikka on, see ütleme, raha ümbriks ei ole, selle võib kõik ära süüa. Aitäh! Teeme aplausi. Tänan kuulamast!